Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Ikariko Sen. Tšau, sõbrad! Nagu teate, käes on sõbrapäev. Täna sõlmitakse kõikjal üle Pariisi sadu uusi sõprussuhteid, eks Mirel? Täpselt nii, Aurora. Taaskord saab keegi suvaliselt välja valitud isik koos oma uue salasõbraga võtta ette põneva seikluse üle kogu Pariisi, otsides peidetud kuulsust. Seekordseks kuulsuseks ei ole keegi muu kui brändi Gabriel Muusa, üks ja ainus Adriana Crest. Tervitus! Tere! Oi appi! Mis siis, kui nad ei saanud mu registreerimisavaldust kätte nagu mullu, kui ma ei saa mängus osaleda? Seekord ei lähe nii, sest su parim sõber kandis hoolt, et kõik laabuks. Aitäh, Olja! Nii põnev kohe algab. Vaatame reeglid veel korra üle. Kui Adrian seda nuppu vajutab, läheb kõikjal üle Pariisi teele tuhandeid tekstisõnumeid. Igas sõnumis on lahendamist ootav mõistatus, mis juhatab teid teie uue sõbrani. Seejärel lahendate juba koos järgmised mõistatused, mis viivad teid õige lahendamise korral Adrianini. Ja mina ootan siin supersalajases asukohas õnnelikke võitjaid. Valmis? 3, 2, 1, läks! Olen linna kõige kõrgemas südames. See on ju Sacré-Cœuri kirik. Õnn kaasa, tüdrukud! Kus elavad loomad kõrvutisaurustega? See on ju loomaaed, mis asub paleontoloogia muuseumi kõrval. Appi kui lähe! Kord kuningate kodu, nüüd kunstisaal. See on ju Louvre, minu võit! Üks randme nõks ja tase tõuseb. Milline õeluse hunnik sellise asja välja mõtles? Sellest pole kasu, ema, ma ei vääri sinuga võitlemist. Kas mäletad lugu naissamurai sõdalasest? Sel ajal oli naissõdalasi väga vähe ja neid ei austatud, aga kas ta andis alla? Tema istus oma ratsu seljas ja vehkis oma naginataga. Kuni teda hakati tunnustama, tabamatu nagu tuul, võimas nagu tulvavesi, kiire nagu välk. Mis see oli? Palju õnne, siin on teie esimene mõistatus. See on üks mäng. Panid end kirja ilma minu loata? Ei, ilmselt on tegu eksitusega. Tatsu, uks! Tere tulemast, proua Tsurugi! Tead, ema, Adriana Crest osaleb ka selles mängus. Gabriela Crestil on palju väärt omadusi, kuid see tõestab, et temalgi on omad vead, kui ta oma pojale liiga vabad käed annab. Mingis mõttes on ta pimedam kui mina. Suurpaleesse, Tatsu! Hästi, proua Tsurugi! Suur tänu sulle osalemast, Adrian. Nüüd peame jääma esimest sõprade paari ootama. Tatsu, vii Kagami tagasi koju. Tulen 2 tunni pärast. Selge, 2 tundi. Mängime. Palju õnne, siin on teie esimene mõistatus. Üks randme nõks ja tase tõuseb. Titekas. Tatsu, vii mind Saint-Martini kanali äärde. Hääle tuvastamine ebaõnnestus. Tatsu, vii mind Saint-Martini kanali äärde. Hästi, proua Tsurugi! Siin see on. Üks randme nõks ja tase tõuseb. See on ju Saint-Martini kanal. Vesi tõuseb, kui vastavat kangi keerata. Väga nutikas, Marinett. Hoiame nüüd silmad lahti, loodetavasti on mu uus sõber kusagil siin. Ei või olla! Mis juhtus, superpahalane? Hullem veel, Kagami on mu uus sõber. Võimatu, ta on särav, tugev, ilus. Ja siis? Ta on Adrianist täiega sisse võetud. Nad käivad koos vehklemas. Nende vanemad on sõbrad. Ja kui me võidame, saab tema kogu au endale. Temast saab Adriani tüdruk. Ma ei saa seda temaga koos teha, see ei tule kõne allagi. Täiega imelik tüdruk. Saatus saatis ta mu teele, ma pean temaga hakkama saama. Kui ma koos Adriani imeliku sõbraga läbi kukun, on mu laul lauldud. Sa oled Kagami suhtes ülekohtune. Kui sa ei taha olla tema sõber, ei saa ju ka mängida. Ta on ju nii nutikas, küllap ta mõtleb midagi välja. Ilmselt ta saab üksi isegi kiiremini hakkama. Mina üksnes tõmbaksin hoogu maha. Muidugi sul on õigus.
kui ma olen temaga koos, saan teha nii, et me kaotame. Siis ei näe Adrian Kagami võitu ja nad ei armu kunagi. Kui järele mõelda, äkki jätad minemata. Poepeitu läheb mänguks. Kagami! Oi, see on ilmselt saatus. Kui suur tõenäosus oli, et meie sinuga paari satume? 1 10 miljonist. Nii lahe. Algul ei rõõmustanud sa selle üle sugugi. Ma nägin, kuidas sa ümber pöörasid ja minema jalutasid. No, ma ei tea, mulle lihtsalt tundus, et olen äkki vales kohas. Ma lihtsalt ei näinud sind kohe. Tegelikult on nii lahe, et saame koos mängida. Palju õnne! Leidsite oma mängupartneri ja võib-olla lausa sõbra kogu eluks. Saite just teise mõistatuse. Et eesmärgile läheneda, peate otsima kaugemalt ja sügavamalt. You must explore further and deeper. Ma tean! Peame sõitma rongiga Kaartu Noordi, lahkuma Pariisist ja sõitma otsejoones Inglismaale. Ei, kaugemalt ja sügavamalt tähendab, et peame otsima sääni kallastelt, mis on sügavamad kui see kanal. Ilmselt peame järgmise vihje jõest välja püüdma. Tule! Loodetavasti on sul sama lahe partner kui mul. Tehke eluga, kui tahate Adriani enne meid leida. Me juba leidsime esimese lahenduse. Kujutad ette, mul on Kagamiga paaris. Minge ja võitke, ma ei lase tal elu ilmaski Adriani leida. Näed, meil oli õigus. Me peame järgmise vihje selle õnge ja magneti abil välja püüdma. Võta, püüa. See küll vihje ei ole. Kas sulle meeldib, kui sind hüütakse täisnime või hüüdnimega? Täisnime? Tänan, Marinet. Sul on väga säravad juuksed. Aitäh. Ega sinu omadel ka viga ei ole? Mis su veregrupp on? Veregrupp? Ma ei tea. Kas sa heidad mulle nalja? Mitte sugugi. Jaapanis teavad kõik oma veregruppi, sest see näitab su iseloomu. Minu grupp on 0. See tähendab, et ma olen iseseisev, optimistlik, tahtejõuline ja intuitiivne. Mis su lemmik aastaaeg on? Suvi. Siis on mõnus ja soe. Või kevad, siis on loodus ärkamas või sügis. Kõik on ilus ja värviline, aga talv mõjub ka inspireerivalt. Sa oled ebakindel, hajevil ja vastutustundetu. Sul on lõhestunud isiksus, tüüpiline AB. Oletame, et sa saad infot väga erilise šokolaadijäätise kohta. Sa tahad väga seda proovida, aga keegi jõuab sinust ette. Kas sa A. varastad selle, B. eelistad mõnd teist jäätist, isegi kui see pole nii hea, või C. ei söö enam kunagi šokolaadijäätist? Ilmselt proovin mõnd teist maitset. Kas sa tahaksid minuga apelsinimahla juua? Muidugi, see oleks palju lahedam kui see tüütu aardejaht. Vihje. Sa tegid väga head tööd. Palju õnne, Marinet. Kõigepealt võidame, siis lähme ja tähistame seda apelsinimahlaga. Usalduse väljakutse. Vahetage lukustamata telefonid, minge eraldi suunas ja tehke teise telefoniga selfie eraldi ausammaste juures. Seejärel saage uuesti kokku ja tehke ühine selfie nagu tõelised sõbrad. Kui oleme need selfid kätte saanud, saadame teile viimase sõnumi, mis paljastab Adriani asukoha. Sa oled tõesti otsustusvõimetu. Saame siin kokku. Meie võidame. Mida sa teed? Ei midagi. Ta ju usaldas sind, kui sulle oma telefoni andis. Ta vahtis seda kogu aeg. Kas sa ei taha teada, miks? Võib-olla ta chatis Adrianiga, saatis talle sõnumeid või ma ei tea, mida veel. Ära tee seda, Marinet. Ei ühtegi sõnumit peale võistluste omade. Ja kontaktide all on ainult ema number. Tal ei ole isegi Adriani numbrit. Mis äpp see on? Oi, nii et seda Kagami kogu aeg vaataski. 30 soovitust sõprade leidmiseks. See selgitab kõike, ta kummalist käitumist ja imelikke küsimusi. Ta tahtis lihtsalt sinuga sõbraks saada.
mul on nii piinlik. Ja mu telefon on tema käes. Kui tema peaks sellest tuhnima, siis ta näeks ju minu ja Alja sõnumivahetust. Kas kõigil inimestel on kombeks teiste asjadest tuhnida? Sel juhul jookse. Jeez. Uskumatu, et sa sattusid Kagamiga kokku pea vastu. Ära põe, kindlasti sa nuputad välja, kuidas kaotada. Näeme hiljem. Mua! Kui masendav on tunda end hüljatu ja üksildasena, sõprusest ilma jäetud. Lenda mu väike Akuma ja muuda ta kurjaks. Ilmselt ma ei vääri meie sõprust. Meie veregrupid ei sobi kokku. Hallo? Kagami, kus sa oled? Sa pidid mind kodus ootama. Tere päevast, ma ei ole tegelikult Kagami. Kes sa oled? Kus mu tütar on? Kagami, ma olen Kagami sõber, ma olen temaga koos, ma annan kohe telefoni talle. Kagamil ei ole sõpru. Miks ta telefon sinu käes on? Võin teile kinnitada, et mina olen Kagami sõber, me mängime koos üht mängu. Mängu? Ma ei lubanud tal. Kas ma ütlesin mängu? Ei, ma mõtlesin hoopis midagi muud. Ma kutsusin Kagami minuga apelsinimahla jooma ja ta tuleb varsti koju. Ma ise saadan teda. Üks negatiivne emotsioon on kadumas, kuid teine juba tekkimas. Tunnen ema viha, kelle autoriteedis kaheldakse. Mine mu Akuma ja otsi see saak üles. Jäta see lollitamine, neiukene, anna telefon mu tütrele. Ma olen kindel, et ta ei taha mingit mahla. Ikariko Zen, mina olen öölane. Palun ärge karistage oma tütart. Halloo? Suurima rõõmuga öölane. Vabandust, ma üritasin asja siluda, aga su ema on supervihane ja ootab sind. Vahest peaksid end peitma kuhugi, kus ta sind ei leia. Find you. Kagami. Sa ei kuulanud mu sõna. Sa ei saa enam kunagi välja. Ma eksisin Kagami osas täielikult. Kunagi ei ole hilja oma viga heastada. Digi, täpid peale. Tähelepanu, Akuma häire. Palun kõigil külastajatel paleest rahulikult lahkuda. Uus missioon, Plag, küüned välja. Sa ei saa mind kunagi kätte. Ma olen Ikariko Zen, tabamatu nagu tuul, võimas nagu tulvavesi, kiire nagu välk. Sa oled juba omale uue sõbra leidnud, mu emand. Jaa, aga ta vist ei salli mind eriti. Me all that much. Tuleme, Kagami. Kagami. Meie uus sõber võttis karistuseks oma tütre pantvangi. Võluvägi! Kas sinu arust on praegu hea aeg mind kinno kutsuda? Vabandust, kassikene, aga mul on praegu ainult üks pilet. Tulen kohe tagasi. Too vähemalt popcorni. Tervist, ma tahaksin minna seda filmi vaatama. Suurepärane valik, Marinette. Meister Fu. Pidin varjuma, nüüd kui öölane teab, kes ma olen. Ja ma armastan kino. Marinette Dupin-Cheng, vali endale selleks missiooniks liitlane, keda saad usaldada. Vali arukalt. Sellised võimed on mõeldud üllama eesmärgi nimel. Tabamatu nagu tuul, võimas nagu tulvavesi, kiire nagu välk. Jah. Loodan, et naudite vaatemängu. Akuma on ilmselt tema mõõga sees. Saan oma kataklüsmi kasutada vaid siis, kui ta valvsuse kaotab.
peame olema tabamatud nagu tuul või võimsad nagu tulvavesi. Võluvägi! karbitäis vannipalle. Kas praegu on õige hetk vanni minna? Mitte mina, need on Kagamile. Pane end valmis, Kiisu. Ikarikosen, kas sa ei tahaks minu sõbraks saada? Ma ei vaja sõpru. Mind see ei üllata, aga sa oled täiesti valel teel. Mida? Tervitus, neiuke, ära karda. Mina olen Long, lohe Kvami. Mis sa oled? Kvami. Loodan, et see õnnestub. Mida kiiremini, seda parem. Luba mul tutvustada sulle kõike imelist, mida minusugune imeline olend võib aidata sul saavutada, kui ütled õiged sõnad. Lepatrinu loodab, et sa saad Ikarikosennist jagu enda välja valitud elementidega, milleks on tuul, vesi ja välk. Aga kõigepealt räägin sulle tema plaanist. Long, too tormi. Oota, mitte veel. Tormilohe. Näed, ema, ma võin olla tabamatu nagu tuul. Aitäh sulle imelise eest, Lepatrinu. Rõõm kohtuda, mustkass. Mina olen Ryoko. Mida sa teed? Seda ei olnud plaanis. Mis plaan? Ikarikosen, Lepatrinu andis su tütrele imelise ja aitas tal põgeneda. Ma ei tea, kuidas ta seda tegi, aga ma tahan nüüd ka tema imelist. Kagami, sa ei kuulanud jälle mu sõna. Seekord kaasasid sa need niinimetatud kangelased. Selle eest te veel maksate. Plaan, Ryoko, Long ju rääkis sulle sellest. Ei, hoia mustakassi selja taha. See on ema ja tütre vaheline asi. Ettevaatust! Ei! Kataklüsm! Meisterlik samm, Ikarikosen. Mõne minuti pärast muundub must kass iseendaks ja ma saan tema imelise endale. Ma olin liiga tormakas ja vedasin sind alt. Ma ei vääri sinu kõrval võitlemist. Sa tegid lihtsalt vea. Mina teen iga päev vigu. See ei anna mulle põhjust võitlusest loobuda. Ainult sina saad mind aidata ja sellepärast ma su valisingi, aga me peame töötama nagu tiim. Meil ei ole palju aega. Plaan on järgmine. Tehke ruttu, enne kui ma iseendaks muundun. Sul oli õigus, ema, mul on veel palju õppida. Hakkad mõistust pähe võtma, väga hea. Hoia hinge kinni, sihi mõõka. Sa õpid kiirelt. Mul on head õpetajad, veelohe. Vau! Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatrinu! Mis minuga toimub? Kus mu tütar on? Ta on siinsamas, kohe tuleb. Nukid! Long, taevas valla! Ma pean sulle ütlema, et ma ei saa sulle rohkem seda imelist anda. Ma tean, ma polnud piisavalt hea. Vastupidi, sa õpid ruttu. Aga öölane teab nüüd, kes sa oled ja superkangelased peavad oma tõelist olemust varjama. Vastasel juhul on kõik sinu lähedased ja sõbrad ohus. Your family, your friends. Mul ei ole palju sõpru. Sõpru ei peagi palju olema.
oluline on, et need vähesed on päris sõbrad. Läksin. Vabanda, et ma su sõna ei kuulanud, ema. Ma tahtsin nii väga endale sõpra leida. Sul on ju Adrien. See ei ole sama. Ma saan aru, et sa tahad sõpru leida, aga sõprades võib ka pettuda. Ole õhtusöögiks kodus. Mäng on läbi. Me kaotasime. Ei, me võitsime õiguse koos apelsinimahla juua, muidugi kui sa seda soovid. Nüüd ei takista meid enam miski. Ma eksisin sinus. Tore, et see mäng meid juhuse tahtel kokku viis. Nüüd ma saan aru, miks Adrian sind sõbraks peab. Kas ta ütles sulle, et me oleme sõbrad? I mean, that we're friends? Muide, ma mõtlesin sellele veregrupi värgile. Kas see on sama nagu tähtkujudega? Mis aastal sa sündinud oled? Draakoni. Ma olen Madu. Kas draakon ja Madu sobivad kokku? Ma ei usu eriti selliseid asju. Mina ka mitte. Aga sõprusesse ma usun küll. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.